päevast, head inimesed, tere tulemast Jaak Jõerüüdi romaani Raisapunnid esitlusele. Raamatu on kirjastanud Eesti Keele Sihtasutus ja loomulikult on raamatu väljandamist toetanud Eesti Kultuurkapital. Minu nimi on Jan Kaus, ma olen Jaak Jõerüüdi noorem kolleeg ja sestap esitan täna Jaagule mõned raisapunnidega seotud küsimused ja loodan, et mõnda kõrgelt haritud publikul on ka endal hiljem Jaagule küsimus. Aga alustaks siis sellest, et äkki sa räägiksid palun sissejuhatuseks kõnealuse teose ülesehituslikust ajaloost. Eriti siis just neist muutustest, mis puudutavad siis seda konkreetset köidet raisapunnide lõppversiooni ja mis isiklikult minu jaoks kinnitab nüüd aindust, mida ma olen hakanud üha tugevamalt tundma, mille kohaselt ei saa ükski kunstiteos lõplikult valmis. Et jah, ole hea, räägi pisut teose praeguse vormi kujunemisest. Kuidas sa sellise võimsa panoraamromaani vormini jõudsid? Tere kõigile! Sain kohe mõtlema, et kõigepealt selle üks lühike vastus, pärast pikk veel, sest vahepeal ma tahan veel paar sõna öelda tegijate kohta. Aga no, kuidas see tuli? No, aeg õpetab. See kõlab lühikese vastuse eemale tõrjumisena võib olla, aga tegelikult on niimoodi, et aeg õpetab inimest, inimene on see, keda käsi kirjutab raamat. Nii see käib tegelikult kõikide asjade kohta. Aga kui me selle avame just seda väikest toredat vestlust, siis selle raamatu puhul, sa juba mainisid Eksat ja Anna täna ka kirjastust ja tema juhti Toomas Väljataga, sellepärast, et ühest võib võtta, et hea küll, kirjastustel ongi see töö ise ette võetud, et raamatuid avaldada. Aga tegelikult niisugust raamatut avaldada, millest on ilmunud jupiti ka kordustrükke ja üldse nüüd teame ju, et ega läbimüüki ei ole kunagi peaaegu nii palju, et saaks kirjastuskuludki tagasi. Aga Kulka aitas ja pani õla alla, aga ühesõnaga, et see Toomas Väljataga julges niisugust tempu teha, et tegelikult juba ilmunud tekste, mis siis, et ta on veerandi peale parandatud või muudetud või disainitud, siiski ette võtta. See on ikka päris korralik julgustükk, nii et aitäh. Ja teine ja kolmas suurtegija on Üks on nähtumatu, sees ei ole trükitud teatud täitsa loogilistel kaalutlustel, et nii-öelda viimane raisapunnide toimetaja Kersti Riismaa, kes on teisigi raamatuid toimetanud, aitäh talle. Aga siin võiks ka muidugi hakata tarvutama pikalt, et eelmisi trükke on ka inimesed toimetanud. Aga ühesõnaga sellist praegu punkti pani, et see on kõige tähtsam. Ja siis Andres Tali. Seekord on niisugune huvitav asi, et kes on vaadanud, see teab ja kes vaatab pärast siis näeva, et tagumisel kaanel on ikka üks niisugune väikene tutvustustekst, et seekord on, ma loodan, et see on täiesti unikaalne Eestis, ja kui täiesti unikaalne siiamaani, siis seda on harva juhtunud, et seal on ka kujundaja tekst, kes seletab kujundust, aga ta ühtlasi seletab kummaline, et see juhtus niivõrd hästi. Andres Tali saatis mulle kirja viimase kujundusvariandiga ja võimatame alati need valikuvõimalused. Aga siis, nii kui ma seda kujundust nägin, siis oli mulle kõik kohe selge, ta seletas juurde, see oli väikene e-mail ja ka sellest e-mailist, mis ta mulle saatis, siis ma võtsin ühe jupi ja küsisin, kas ta on nõus, et paneme selle taga kaane peale, mis on seal all kirjas. Ja ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga lugege. Ja see kõik tegelikult on seotud sellega, mis sa küsisid, mida sa näed isegi. Et ütleme, et võib ütelda loolukeeles, et see on niisugune tehniline või praktiline pool. Aga ilma selleta ju nüüd ei sünni lihtsalt neid raamatuda ja niimoodi ka, nagu sa tahad neid näha.
aga sisu poolest on tõesti see eessõna, jällegi ma ei hakka seda sealt ühtegi kaketat praegu ette lugema, seal on see asi kõik niisuguses kiirkirjas ära kirjutatud, et juhtus lihtsalt niimoodi, et ajalugu Eestis tegi kõva pöörde nii-öelda keset seda raamatu kirjutamist, praeguse väljaande kirjutamist, võiks öelda. Esimesed 2 osa ilmusid 80ndatel ja siis tead ise, mis juhtus 91. aastal, kus me siis nüüd oleme, aga minu jaoks hakkas 80ndate lõpus juba see poliitiline tegevus peale. Ja siis tuli edasi lihtsalt lühidalt öeldes umbes veerand sajandit, kui mitte rohkem riigi ametniku rolli ja selle aja sees midagi tõsist raamatuna välja lasta on peaaegu võimatu. Ja samal ajal sa tunned seda ja seda ma tõesti tundsin, et see jäi pooleli. See jäi pooleli seal. Ma ei ole mingisugust plaani loomulikult kusagil 82. aastal, kui see esimene osa ilmus, et siis kuhu ta kõik välja jõuab. Et see arusaadavatel põhjustel, et sellest ma algul ütlesin, et aeg paneb oma asjad paika. Et 91. aastal on äkitselt iseseisvus käes. Sest see raamat, tutvustuseks Jaan teab, aga kes siin teab, aga selle raamatu ajaline sisu mahub raamidesse 76. aasta möödunud sajandil kuni august 91. Nii et see on kõik sellest pöördeeelsest ajast, selle iseseisvuse eelsest ajast, Vene aja lõpu kirjeldus. Minu rakursist ja minu valikul, see on põhiliselt lühidalt öeldes ju see, mismoodi inimesed elasid. See on kõige lühem vastus. Ja vaat nii ongi nõnda, et siis lõpuks, mida rohkem aeg edasi läks, ma läksin riigiteenistusest ära ja alguses ütlesin inimestele, et ma tahan kõigepealt lugema hakata, sellepärast aega pole olnud, aga selge oli see ka, et mõned raamatud on kirjutamata ja ehkki ma kirjutasin neid täiesti uusi ka, mis on ilmunud üsna suures kiires tempos, aga ikkagi see ei jää rahule. Inimene ei jää rahule siis, kui sa tunned, et midagi on lõpetamatu, väga lihtne, mis iganes see on. See on üldine, siis ei puuduta ainult kirjandust. Ja siis tuli see lihtsalt kätte võtta ja vaadata, et kas on võimalik lõpetada ja siin ole. No ma hästi, et me siin oleme. Ma siis püüaks mingilgi määral selle suure romaani sisse vaadata. Ja võib öelda, et Raisakullid ja mastaapsus tuleb kõige paremini pealist pinnal nähtavale tegelaskujude kaudu. Et neid on palju ja nende saatuse käigud on väga erinevad. Et kui mainida peamisi, siis on ametnik Max Savi, siis tema naine kosmeetik Merle Savi, siis filoloog ja kusagil raamatu leheküljel külgedel ennast poolpoliitikuks nimetatud Paul Annist, siis on funktsionär Joosep Põtsin, ajakirjanik Vanda Kütt ja nii edasi. Ja nende nimetatud tegevuste puhul pole selge ja pole vist ka oluline, et kas ja kui jah, siis keda reaalselt eksisteerinud oleks nende kujutanud, aga on ka päris olulise taustaga tegevuskujud. Näiteks Karl Tallo, kõige olulisem, kelle prototüübiks on Enn Soosaar, keda sa ka vist siin raamatus otse tsiteerida. Ja siis selliseidki tegelasi leiab, kes esinevad oma nimega, et siis Ülo Kihvle näiteks. Ega sa võiksid pisut selgitada sellise karakterite mitmekesisuse taust. Miks mõni neist tundub puhtalt fiktiivne ja mõned teised taust on samas selgelt, tegelikult selgelt päris eluline. Seal ei ole mitte mingit teooriat, aga see lihtsalt juhtub. See juhtub nii nagu juhtub, et hakkad otsast kirjutama, kuidas keegi kirjutab. Ma muidugi ei tea, aga selleks tõesti niimoodi lahti, et tahaksin ühe päeva lihtsalt seda esimese osa algust kirjutama. Mitte mingisugust suurt plaani, stsenaariumit või niisugust seda sorti nähtust ette ei olnud, et oli vaja hakata mingisuguseid inimesi ja probleeme kirjutama. Ma olen seda varem ka ütelnud, nüüd ma kordan ennast, et mingisugusel ajal, võib-olla natuke ennem selle romaani alustamist 80ndate alguses mõne jutu ja mõne novelli juba avaldanud, aga
sain küllalt vara aru, et minu silma läbi on niimoodi, et sa võid ju mõelda kirjanikuna, et sa niisuguse tegevuse skeemi käid enda jaoks välja ja siis hakkad sinna sisse labaselt öeldes tegelasi toppima. Aga ma sain õnneks küllalt varakult aru, et tegelikult on kõik vastupidi. Proovime, et oleks vastupidi. Et kui sul on mingid tegelased, kelle abil sa tahad midagi ütelda, siis sa pead hakkama jälgima, kuidas nad käituvad ja mida nad järgmiseks teeks. Seda on kogetud ka selle raamatu puhul alguses eriti mitu korda ja pärast oli hoopis kergem. Sest kui sul on need tegelased, kes pärast sobivad sinna situatsiooni ja sellesse aega, osa on otseselt, nagu sa juba mainisid, otseselt prototüübid olemas ja osad on midagi väga kaudselt tuletatud mitmest asjast kokku. Ja siis sa pead vaatama, mismoodi nad tahaks tegutseda. Seda on tegelikult kõige paljud kirjanikud, maailmakuulsusega kirjanikud ka samamoodi mõelnud ja teinud ja ütelnud. Üks minu lemmikkirjanikest, Mika Valdari, see on ka seda sama asja kõvasti ajanud. Aga niimoodi lihtsalt juhtub, aga mis prototüüpidesse puutub, siis muidu väga hea, sa leiad mõned. See vana silm seal, see kunagine juunikommunism, nagu võib aru saada, sellel on mitu tausta taga, kui me hakkame teile nimetama, kui mõtlete. Siis see Paul, üks millest kahest peategelasest, Paul Annist, see on Pärt Liias, meie Rein Veidemaniga ja Ühiga me oleme väga head sõbrad, kunagi olnud, aga millegipärast juhtusime, et Pärt megigi iseseisvus ära, aga lahkus küllalt varakult. Ja see on läbi minu jaoks päris selgelt seal taga. Aga mis on nüüd hästi huvitav selle koha peal, ma mainin sellega ära, et alles nüüd, kui see raamat välja tuli, et ma olin pannud pealkirjaks, žanri määratluseks pealkirja juurde selle panoraamromaani. Ja siis, kui sõber Rein seda nägi, siis ta ütles, et küll on ikka imelik kokkusattumine. Et mina tõesti ei teadnud seda varem, et selle panoraamromaani termini oli siis Eesti kirjanduslukku kasutusse võtnud Pärt Liias kunagi. Niisugune kokkusattumus ka veel. Aga mis puutub ainult üheks näiteks, et kuidas veel võivad mingid prototüübid tekkida või keegi, kes on vähemalt kaudselt niisuguse impulsi andja. Siis selle Maxile, kes läks üsna keeruliseks tüübiks kohe algusest peale, ma ütlesin sellele Maxile kõvasti alguses niisugust vastetanud, et natukenegi millegi peale, mille peale toetada, sest oli kohe ainus, et tema hakkab need ühte peaosa mängima. Ja ma ei tea, mäleta enam selle inimese nime, aga ma leidsin selle prototüübi televiisorist, vanast mustvalgest televiisorist tollel manal televisiooni ajastul. Ja kuna Tallinnas elasin, siis oli Soome uudiseid võimalik vaadata, ja ühel päeval lihtsalt vilkatas nendest kaadritest läbi, et täitsa võimalik, et see oli mingi BBC poliitiline dok ja vilkatas läbi üks Ameerika noor ta oli poliitik, ta oli juba riigiametnik ja tema silmavaade ja tema kehakeel oli täpselt need, mis mõtlesid raamas, see on Max. Nii ta läks. Ja see mees tõusis ka pärast kõrgele, kas ta niimoodi kukkus, nagu Max pärast kukkus, seda ma ei tea. Aga nüüd üks asi veel, siis et osa publikust kindlasti on seda kunagi varem ka kuulnud, aga mulle see lihtsalt ilmsesti meeldib, kui me räägime prototüüpidest ja kõigest. No, võib-olla sa tead, Flaubert, Madame Bovary, see oli, mis ta oli, see oli siis 19. sajandi keskpaik umbes Prantsusmaa. Ja siis peategelane proua eesnimega Emma, ta oli kirjutatud siis ju Flaubert'il niimoodi, et ta ei sobinud tolle aja Prantsusmaa üldlevinud moraalireeglitega kokku. Siis olid mingid kohtuprotsessid ja suured süüdistused, et kuidas kirjanik nii häbematult ja kirjeldab kedagi, keda ju meil Prantsusmaal ei ole. Nii hirmsad inimesi meil ei ole. Ja siis mingisuguses vastavas situatsioonis siis
see Robert Röögati emma, see olen mina. See on nüüd selle prototüüpide maailma üks võit. Ma arvan, kõigi kirjanike juures. Ma hakkan praegu sinu käest küsima, aga ma arvan, et sa oled ka seda tundnud, et see toob ja kolmas tegelane sisaldab osa sinust. Ma olen ise sellest Roberti hüüatusest kirjutanud. Aha. Aga kui sa nüüd peaksid, ja see on nüüd selline, noh, ma ise tean, et kui minule sellist küsimust esitataks, siis ma satuksin leebelt öeldes kimbatusse, aga sellegi poolest ma esitan sulle selle küsimuse, et kui sa peaksid Raisapullide tegevuskonnast valima välja ühe, kes sinu meelest romaani vaimu kõige selgemalt kannab, siis kelle sa valiksid ja miks? Või siis sa võid vastata ka vastupidi, kui sa ei saa sellist valikut langetada, siis miks? Ei, ma ei saa niisugust valikut langetada, et ma ühele näitan näpuga peale ja sellel on mitu põhjust. Tegelikult sa alustasid nendest põhjustest natuke aega tagasi. Esiteks on kaks peategelast. See on küll osa sellest kompositsioonist, see on osa lihtsalt selle sisust. See peab niimoodi olema. Ja nemad mõlemad kannavad umbki omamoodi. Nad on ju vastandid lühidalt öeldes. Ja ilma nende vastanditeta seda Eesti elu ja toda aega lihtsalt ei ole võimalik kujutada ette. Ja teine põhjus, esimene kaks peategelast ja teine põhjus lihtsalt see, et nagu sa ise kirjast lugesid, neid teisi tegelasi rohkem või vähema tegutsevaid ja esinevaid on ikka paras portsjon. Ja ma pean paraku jah siin uuesti lohutama, et tegelikult ilma nende kõigita ei saaks. Muljet avaldab. Ma kohe jätan sinu ja tegelaste suhte kohe rahule, aga ma siiski ühe asja osas veel nohitseks. See Ülo Kiple, et raamatu 3. osa pealkirjas, haiguste ravi, lausa tsiteeritakse teda ja samuti leiab Raisapullidest stseene, kus kirjeldatakse tema kui tegelase olukorda mingi elu. Et miks just tema, mis tema juures on nõnda kõitis, mis tema sinu jaoks nõnda kõnekaks muutis? Väga lihtne, see on midagi keerulist muud ei ole, kui seda, mida Ülo Kiple oli Tallinnas plankidele ja tänavatele ja kõnniteedele ja mõndamindi kividele ja nii edasi ja maja seintele kirjutanud, seda on nii palju näinud. See oli nähtus, mis tuli, mida ei olnud absoluutselt varem olemas, sest see nõukogude niisugune jälgimisühiskond ja keeldude ühiskond, see ei soosinud absoluutselt seda. See, et see sai nii kaua kesta, oli oma tagantjärele eriti mõeldes oli selline fenomen. Me oma sõprade olime sellega juba harjunud ja ei mõelnud sellest liiga palju, sellepärast, et meil olid teised eluprobleemid. Aga eriti tagantjärele ma hakkasin mõtlema, et ossa poiss, et see on niisugune esimene graafitimees sügavalt enne ajal. Ja see on nüüd faktidele toetus ja lühikene kirjeldus, mis raamatus ka on, et mismoodi ta kinni nabiti ja niimoodi isoleeriti, see on veel pehmelt öeldud, aga niimoodi likvideeriti. See on osa sellest ajast. Ja ma olen seda näinud. Ja liigume siis edasi. Raisapullid kirjandama, kui siis ütlesid Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi lõpukümnendeid ja siis iseseisvuse taastamise algusajal. See muidugi annab võimaluse mõtiskleda üksikisiku ja ajaloo suhtele ja mõnes kohas tõi Raisapullid mulle meelde selle saksa kirjaniku Florian Iljase võtte, et tegelas koju pannakse arutama ajalooliste perspektiivid üle, mis on lugejale mingil moel vähem juba teavad. Näiteks siis, kui Karl Tallo arutab iseseisvuse taastamise aegu, tsiteerin, ajalugu teatud määral tundva inimesena, et mitu kõva kriisi valitsevad neid teekäänakute taga. Teisalt tuleb välja, et ajalugu pole ju ainult juhtunu, vaid ka juhtuda võim. Ja samuti, seda ma vist sulle ajal üles meie vestluses ka korraks mainisin, et määral Raisapullid ülesehitus meenutab sõja ja rahu ülesehitust. See esimeste osade sündmuste kesksuse kõrval paistavad silma ja neljanda osa ajaloolise poliitilised mõtiskused. Ja
kuidas sa Raisakullide taustal ise ajaloo ja üksikisiku suhteid kirjeldaksid? Mis on selle suhte juures sinu jaoks kõige olulisem, millele me peaksime pidevalt mõtlema, mida meeles pidada? See on nüüd küll üks võimas küsimus. Mõtlen, mismoodi. Selle raamatu lugemine viis mind selle küsimuseni. Aga ma lihtsalt mõtlen praegu, et mismoodi mitte pidada vaesustada. Kõige lihtsam on seda vastata selle tausta kaudu, mida siin kõik teavad, et see samane Eesti lähiajalugu. Ja ise seda kõike kogenud, seda lihtsam see on. Ja see kõlab hästi lühidalt tegelikult, et see inimese üksikisiku osa ajaloos ja nii edasi, siis see teine pool. See on lihtsalt niimoodi, et vanasti ka oma poliitilistes mingites avaldustes ja artiklites, ma varemgi öelnud, olen nõus seda piltlikult öeldes alati, mis tähendas alati kordama, et kui see Eesti sai iseseisvaks jälle, sest te kõik mäletate siin saalis, et mitte nüüd kõiki nimesid, aga seda küll on ikka kaetud see ainukene pärlik, et mõne öeldes sümboolse kuninga pähe asetada ja neid kuningaid on siis valitud õige mitu kohta, kes meile tõi iseseisvuse püüdlikult. Tegelikult see on väga armas, kui niimoodi oma suuri poliitilisi sõpru armastatakse, aga tegelikult viisakalt öeldes see ei ole tõde. Tõde on lihtsalt see, et ükskõik kes oleks olnud eesotsas või veel need rühmad või isikud, kui rahvas poleks taga olnud, poleks mitte midagi olnud võimalik teha. Ta on seda ka lihtsalt seest tundnud, see samas üle parlamendisaalis. Et see on kohutavalt suur jõud. Näiteks, siia ei olegi nagu midagi lisada peale selle ühe niisuguse natuke iseäraliku, aga Eesti üldist elu teades minu vaates siis väga iseloomulikku fakti. Mõni võib võtta seda natukene koomilisena või sarkastilisena, aga tegelikult see on puhas tõde, millest nüüd üldse enam ei kirjutada, vähemalt ma ei ole sattunud ühe allika peale, raamatute või artiklite peale. Siis, kui olid kõige kriitilisemad ajad Eestis 91 mitu korda, kuni sinna lõpuni välja, siis juhtus niimoodi. Ma tuletan meelde, et interneti ei olnud olemas, aga rahva seas oli võimalik levitada mõningaid sõnumeid siiski raadio abil ja on kõik väga elementaarne, kui tänapäeva kommunikatsiooni võimaluste peale mõelda. Aga üks nendest sõnumitest, mis paar korda vähemalt minu mälu kordus, oli see, et oli mingi väga kriitiline seis. Äkki on nendest pikalt rääkinud, see on kõik ajalugu, et sellest võib lugeda. Aga väga kriitilistel seisudel öeldi lihtsalt raadiost või kirjutati ka siis natuke lehes, et palun, lepime nüüd kokku. Ma ei tea terve Eesti situatsiooni, aga Tallinnas, kus kõige teravamad seisud olid. Teeme nüüd niimoodi, et 2 päeva me ei joo ja ei labeta. Ja see juhtus. Olid suured kogunemised, see oht oli see, et provokaatorid ja kõik see loogika taga. Aga see juhtus. See oli täiesti võimalik. Isegi niisugused asjad, mida ju muudel puhkudel teate ise. On küllalt raske ette kujutada. Aga see põhiliselt ikkagi see, et jah, olid isikud, ilma nendeta ei saa. Või ma ei hakka neid ette lugema, aga ma mõtlen kas või seda parlamendisaali peale. Neid inimesi, neid juhte oli õige mitmeid erinevate inimgruppide jaoks ja see oli kõik väga vajalik, aga näiteks üks, kelle tähtsust, ma ütleksin, kelle rolli tähtsust sellel hetkel, no siiski õnneks on meenutatud, aga võib-olla mitte nii täpselt, palju küll, aga mitte nii täpselt, kui võiks, aga see ei muuda enam asja. Üle Nuhtis, kui võtta üks ainukene näide, otsustaval hetkel tehakse seda, mis teeb selle hetke otsustavaks. Ja selleks on vaja ühte inimest. Suurepärane vastus. Paar küsimust ka teose stiili ja poeetika kohta.
et see maailm, mida sa kirjeldad, on sageli üsna olmeline, inimesi suunavad sageli materiaalsed probleemid, seal elamispinnad, rahapuudus. Vahest Pauli kimbutab see korteri järjekord, aga sõnastused on sageli väga kujundlikud. Ma tsiteerin paari kohta. Sellest läks jälle tuju ära, kadus nagu välk ära põldusse. Mõnekümne sekundi pärast hajus tähepilv silmade eest ja viha jäi südamesse ankrusse ja nii edasi. Sedasi tekib selle süžee igapäevasuse ja stiilikujundlikkuse vahel pinge, kohati lausa kõrge pinge. Või ütleme siis, eks ju sinu enda sõnadega, milles paneb ka, kui ma nüüd õigesti mäletan Pauli suhu. Ülevus jäi hinges ühele poole, iga päev teisele ja mõte ratsatas otse keskele läbi. Ja aeg-ajalt kisub su poeetikat lausa luule poole, ma lihtsalt loen publikule väikese lõigus otsast, ütleme alguspoolest. Et kui nüüd see proosatekst värssadeks muudes, siis oleks tegu suurepärase vaba värsa. Taevas lehvitas pilvedega, puu lehvitas okstega, inimesed lehvitasid hõlmadega, sigaretid lehvitasid suitsuga, hüvasti ettja lehvitas käega. Autodel polnud mitte millegagi lehvitada, autod seisid paigal ja maa liikus nende all kohutava kiirusega eemale, pöörles ja pöörles. Aga majad hoidsid end fundamentide ja telefonikaablite ja veetolustikega ramplikult maa küljes kinni ning kihutasid kaasa. Ja ma jõuan lõpuks küsimuseni ka, et kuidas sa ise seda igapäevasusest lähtuva süžee ja väga isikupärase stiili põimumist põhjendaksid? Kas sa jälgisid stiili eraldi või tuleb selline stiil ka ikkagi spontaanselt? Kõik tuleb spontaanselt. Mitte midagi muud ma ei oska öelda. Tuleb nagu tuleb. Just tuleb ikka hämmastavalt. Ma ei tea, kuidas kellelgi on, aga ma olen varemgi öelnud, et naljakas on nii loomulikult kummaline, aga see lihtsalt on nõnda ja mina olen sellest ei mõtle ammu juba, aga see on alati niimoodi olnud. Tegelikult, kui sa istud laua taha, vanasti ei seda paberaga, et kujundab, et istud laua taha, sul on mingisugused ebamäärased plaanid või arvamused või siganes, aga sul ei ole ühtegi sõnakasvus. Need ei ole lihtsalt. Kui sa mainisid, et sa kirjutasid nüüd seda lõppversiooni üsna palju ümber, lausa veerand osas, viiendik või veerand osas. Mida sa kirjutasid rohkem ümber? Kas enne kõik süžeekäik, tegelaskujude arengukaari või siis ka stiili? Ja stiili kindlasti mingis mõttes, aga ma pean seda natuke seletama. Et see on osaliselt üsna tehniline värk, sellepärast, et no esiteks esimene, teine osa ja kolmas, neljas osa on kirjutatud natuke eri ajastutel isegi. See aastate vahe ei loe, aga ajastu vahe loeb. Ja siis, kui nad olid erinevatel aegadel kirjutatud, et kui mõlemad olid valmis, juhtus ju niimoodi, et mõlemad ilmusid ühed esmatrükina ja teised kordustrükina, mis siis tänasest on 13-14 aastat tagasi. Ja kui olid kaante vahele sattunud, seda käsimiljas ei märkagi neid asju üldse. Kui kaante vahele olid sattunud, siis ma lihtsalt vaatasin, et paganast ei ole ju üks raamat, ehkki ta peaks olema. Ja mina olen selle karu kõrvaga, kui teate, nii et kõik need muusikaspetsialistid, palun vabandage, aga oli olnud enda jaoks mingisugust muud võrdlust, mõtlesin, et kuidas ma nüüd seda endale ütlen. Täitsa niisugune tunne oli seda, et üks on, ma ei tea, kas Marss ja teine on Valss, esimene, teine ja kolmas, neljas või ma ei tea, et üks on Bolero ja teine on, ma ei tea, Twist ja midagi ei klapi nende vahel. Eks me siis pidi hakkama nuputama, et kuidas sellest mitte klappimisest üle saada. Ja see on osaliselt tehniline töö, seda teistmoodi, muidu pole pikaks. Aga see üldine asi, mis puudutab kõike neli osa, on see, et kui sa loed selle rahulikult üle, siis ikkagi 4 erinevat juppi ja üks kaante vahe, see on mingisugune, mingis mõttes ka täiesti teised maailmad. Ja siis sa hakkad aru saama, et mis vead on ja tihtipeale on need vead näha hästi pisikesed, aga nad korduvad. Näiteks mõnedes lausetes
korduvad mingisugused ühesugused sõnamised, täitsa ülearused, liiga palju mõnda omadussõna või liiga palju kordusi või liiga palju mingit pisikest, lühikest, mingit jupikest jaasid, ningisid veel ja nii edasi, kõiki neid asju ja neid läheb mõnes kohas palju vaja, aga mõnes kohas ei lähe. Ja see on kõik, mis mahub sõna alla ühtlustamine. Aga siis teine pool, miks tekkis niisugune muudatus, tähendab see on summa summarum, et umbes veerand on muutunud. See on summa summarum nii mahatõmbamistest kui juurde kirjutamistest. Ja juurde kirjutasin ma põhiliselt 3. ja 4. osale, no mahatõmbamised käsitleli muidugi vahetavalt lehekülje kaupa, no täitsa tarbetu. Et ei anna midagi juurde tervikule, kunagi tundus, aga ei ole õige. Ja juurde ma kirjutasin 3. ja 4. osale niisugustes kohtades, kus mulle tundus, et mõni tegelane, läheb süžee ja samaks, tegelased jäid samaks, et mõni tegelane vajaks pikemalt väljakirjutamist või teisiti pidulikult öeldes, et üüriliselt, aga see, et ta vajab suuremat rolli. Ja sama lugu oli sündmustega, et mõned asjad tahtsid lihtsalt rohkem väljakirjutamist, ükskõik sügavamale või laiemale. Ja nii see tuligi kõik. Seal raamatus on mõned väga dramaatilised sündmused, mis tegelase elukaari väga mugavalt mõjutavad. Näiteks Maxi puhul see Rumeenias kogetud maavärin ja nii edasi. Aga me rääkisime raisukullide ajaloolisusest, aga tahakski küsida, kas sa kirjutasid teost ja võib-olla kirjutasid teost ümber teadlikkuse vaatest praegusel Eestil, praegustel oludel ja meile seisunditele. Aeg-ajalt selline tunne võib tekkida, ma jälle tsiteerisin, näiteks selline lause. Mitte miski ei olnud tülide ahju kütteks parem tulehakatus kui tühi asjadest tekitatud vimm inimeste vahel, seda aga oli terve Eesti täis. Et kas ja kui jah, siis mida võiks raisakullid oma lugejatele, nende, ütleme siis praegustele lugejatele, nende ühiskondliku oleviku osas öelda? Sellega on nüüd niisugune lugu, et see on hästi tore küsimus. Et see on täiesti õigus, et seda võib tõesti rahulikult praegusse Eestisse üle kanda, aga ometi see tegevus lõppes 91. aastal. Aga samal ajal, kui mõelda, kas ma ainult mõningaid oma isiklikke kogemusi meenutan sellest samast 2,5 aastast, polnudki isegi nii palju seal ülemineku ajal, seal 90-91 ja selles ülemineku ajal parlamendis Toompea. No see lause, mida sa praegu ette lugesid, oli nüüd isegi 2. See, mis sa ette lugesid, oleks kehtinud 90-91 aastal seal saalis või seal koridoris täpselt samamoodi, täiesti 100%. See lihtsalt on vahet, mitte nii valdavatele see vahet, et lihtsalt on kuidagi siin selles meie elukoodis sees. Raamatu tagakaanel on kirjutatud sellest, kuidas Rein Veidemann paigutas raisakullide esimese ja teise osa Eesti kirjanduse tüvitekstide hulka. Selles osas pole minul midagi küsida, saab ainult soovida palju õnne, aga kuhu või milliste Eesti autorit või milliste Eesti kirjandusteoste kõrvale või lähistele sa ise oma romaani asetaksid? Või ei oska? Ei oska? Ei, absoluutselt. Sina oled kirjanduse uurija ka seal kõrges ülikoolis kirjanduse õpetaja. Siin on kirjandusprofessor ja siin on palju tarku inimesi, küsin nende käest. Seda ma küll ei tee, kahtlen asetu. Tõesti ei oska. Aga küsimusele keeldumine on huvitav. Ma ei ole sellele mõelnud. Ma ei saa sellele mõelda, milleks ma peaks. Keeldumine on täiesti legitiimne vastus. See ajakirjanik Vanda üks raamatu olulisena tegelasi küsib ühes kohas enda, tsiteerib, kui palju on minust paltsamit ja kui palju mürki, kui palju kellest tahes, kes tänava vastu tuleb, võõral või tuttav. Ja Paul siis omakorda tunneb, kuidas tsiteerib nõttelised liivaterad kõõlusid mõtteliselt liiva sees valusasti kõõlusid vajusrapp. Ja sa tegelikult üleüldse romaanis üsna palju hinge küsimusega ja selle kahetisusega. Ühes kirjakohas tsiteerin jälle, rebenes Pauli hing 2 pooleks, millest üks jäi siia, teine sööstis ära ei tea kuhu. Ja need 2 ei midagi, siis annavad kokku inimesele. Ja ma julgen üldistada, et raisakullide vastus üleskutsele tunne iseennast oleks üsna kaine, üsna illusioonivaba
ja kui ma nüüd oma järeldusega ei eksi, siis mida sa ütleksid lugejale, kelle meelest on su vaade inimhingele, noh, kaunis lohutav ja illusioonivaba. Oleks sul sellisele lugejale öelda midagi lohutav? Oi, selles küsimus. Aga alustaks hoopis sellest, et see, millest jõudsid selle keerulise küsimuseni, see oli mulle päris hea, positiivne üllatus. Tähendab, sina nimetad nüüd seda, sa nimetad üheks peamiseks tegelaseks. No, vaata, Vanda vihkub romaani, käsitlen seda ühe romaanina, eks ju. Vanda vihkub tagapool ikkagi esile ja temast saab ju Karli nagu sparrikuga, eks ju, koos mõtlevad asju. Võib-olla esimesi vanema kolleegi, noorema kolleegi, eks ju, dünaamikas, aga siiski ta on oluline. Ühesõnaga, ta vihkub esile ja tema hääl ikkagi, kuna tema hääl kostab lõpuosas rohkem ja kuidagi kõlama. Miks ma seda väga hea sai välja pressitud, aga milles on asi lihtsalt sisse õnnestus? Vanda oli üks nendest, kes tuli minu vaatest lihtsalt ära kirjutada rohkem. Ahah, siis klapib hästi. Ma unustasin su küsimuse. Ma just vaatasin, et ei ole kahtunud see jälle kuidagi vastusest ja tegelikult see küsimus oli väga pikk, kui sa tahad küsida midagi hingelõhestatusega. Minu jah, just, et sinu vaade inimhingele. No näiteks üks minu lemmik kirjandus Michel Vestur, tema rääkis pimetusest, mis inimesi ümbritseb ja ka inimitseb inimeste seest ja mida inimesed ei oska sageli läbi valgustada. Ja mingi selline tunne tekkis, kui sa Raisa Puldi lõpetas, et inimesed ei saa õieti iseendast aru või nad isegi ei saa sellest aru, et nad peaksid püüdmast endast aru saada. No see, mis sa nüüd enne mainisid, ma ütlesin, et tunne iseennast selle kodulehekülje peale pannud lihtsalt algatuseks ja mitte midagi muud seletuseks. No see ongi üks teema läbi mu elu olnud, ma tulin selle peale just, ma ei mäleta muidu täpselt aastat, ma mäletan isegi gümnaasiumis või siin kirjutasin mingi üsna pateetilise, gümnaasiumi poisi pateetilise niisuguse lause ka ühte märkmikku, ma ei hakka seda, ehkki ma mäletan seda, ma ei hakka seda siin nüüd ette deklameerima, siis deklameeriti ju koolides väga palju, keegi ei etelnud, deklameeriti. Ja see oli niisugune deklameeritav lause, aga see sisaldaski seda sama mõtet lihtsalt, et kui sa iseennast ei tunne, et siis on paha. Ja samal ajal see enda uurimine, mis on kestnud päris kaua, selle tõttu meil ütelda, et see on ikka üsna keeruline. Sest inimestega, mis vähemalt mulle tundub, nii inimesed on õige mitu nõksu, kuidas iseenda eest peitu kogeda. Kuidas mitte tahta ennast avastada ja nii edasi. Nii et jõudmine kirjanikuna selleni, mis ma seda jälle meenutan ja vaata sa oled seda uurinud seda, ma ei ole seda lugenud, olen seda uurinud, kust sinu käest saab kätte selle. Et see, et üks kirjanik röögatab, eks ole, et mina olen emma, üks mees röögatab. No see on ikkagi, see seletab kohutavalt palju ära. Saa midagi kirjutada, see on nagu üldnud, me jõuame lihtsalt selle üldtuntud tõeni praegu üsna ruttu, et need paratamatult kõigil kirjutavatel inimestel, kes korralikult kirjutavad ikka ja tõsiselt võtavad seda asja. Ei õnnestu mitte kuidagi kirjutada niimoodi, et teda ennast poleks mitte üheski tema raamatus või mitte üheski tema tegelases. Nii et seda ma ei oska, isegi ma väga tahaks praegu ja hakkaks endistama, et oi, vaata nüüd, sa lugesid terve selle Raisakollide, peaaegu terve Raisakollide tegelaste galerii ette, et kuhu ma ennast nagu ka niimoodi vaikselt sisse topiksin. Kindlasti seda on, aga ma ei tea. Ma ei ole selle peale mõelnud, aga ma tean, et see käib kogu aeg kaasas. Sellepärast, et see enda hinge ja vaimu lahkamine ja kõik need tujud ja kõikumised, kellele see ei oleks rohkem või vähem tuttav. Seetõttu on ta ka selle raamatu tegelastel, aga mõeldes ei ole ainult Paul või Vanda. Isegi Maxile, tuimal niisugusel ametnikul karjeristil
Maxil on ju ka seal igasuguseid kõikumisi, sest ta hingeke ei jäta rahuringidest. Nii, ma annaksin publikule võimaluse küsimusi esitada või kommentaare või lihtsalt Jaaki üritada kiita. Kas on küsimusi, kommentaare? Kiit mõtled. Jaa, mina olen Rein Heidemann ja ma tahtsin öelda, et mul on natukene kahju, et üks minu viimase aja parimaid esseid, mida ma kirjutasin, läks nii suureks ja paksuks, et Postimees ei jõudnud AK-s ära avaldada. Aga sellega ma hakkama sain ja endale ka selle näol kingituse tegin. Ma olen tõepoolest Jaak Jõerüüdi kõiki 4 siis osa lugenud ja nüüd võib ju mõelda, et mis seal ikka, et lihtsalt sirvid veel ja tuletad meelde vastukaja, kaaskaja kirjutamiseks tuletad meelde üksikuid kohti, aga ma lugesin selle epopöa, see on epopöa, seal on ka tema tüvitekstilisus kohe, et ma lugesin selle tõepoolest lähilugemise printsiibi ehk siis rida-realt ja nüüd ma võiksin tõesti jääda rääkima paariks tunniks, kuidas see epopöa avaneb. Aga kuna mul ei olnud nagu seda uut lähenemisnurka nende varem kirjutatule, sealhulgas juba 101 Eesti kirjandusteost ja hiljem veel 2 siis osale, mida saab lugeda minu järjehoidjast, siis mõtlesin ma niimoodi, et ma kirjutan sellest opus magnumist, Jaak Jõerüüdi elutööst, seda ta ka on kindlasti nähtaval viisil, et ma võtan ise kujundit, sest et mulle tundus, et ma ei saa hakata seletama lahti seda, eriti veel ajalehe küljel, lihtsalt kirjandusteaduslike instrumentaariumi kaudu, siis peaksin minema keele kirjandusse ja loomusse. Ja nüüd lõid näkku mõned kujundid. Kõigepealt, millest juttu ei olnud, või natuke juttu oli kohe alapealtigi panoraamromaan. Ja minul oli kujund siis niisugune, et ma küsin, kas te mäletate, kas teist keegi on käinud panoraamkinos? Oli kunagi panoraamkino, nüüd seal praegu Kosmos, see on siis, tema on 180 kraadi ekraaniga, panoraamkino oli 360 kraadi. Panoraamkinosse jõudis 1961. aastal ohtlikud kurvid, valvatud kurvide panoraamvariant, värviline, esimest korda. See on üldse maailma kino ajaloos värviline panoraamfilm, mis Eesti filmis tehti. Ja see siis, ja Moskvas ehitati vastav maja ka selle näitamiseks. Ma käisin seda vaatamas. Ja muidugi need filmi osad ei läinud kokku, 360 kraadi, rahvas istus seal saalis ja kogu see tegevus, mootorrattad ja mis iganes, need arenesid, kulgesid nende ümber ja mäletan väga veel selgelt seda tunnet, et välja tulles pea käis ringi. Sellepärast, et see paiskas segamini kogu selle nägemise taju. Ja nüüd siin on teie ees
see kujund, mida Andres Tali kasutab nüüd, temal on teine seletus, et kujund, mille me vastu võtame, peegeldub silmapõhjas vastupidisena. Aga see panoraami puhul läks edasi mõte kohe, mina olin seal üks vaatajatest, ehk siis minul oli oma vaatepunkt. Nüüd panoraam kirjanduse puhul on siis see vaatepunkt võib olla jumalik. Ma arvan, et kogu maailm ja kogu tegelikkus Jumala seisukohalt, kui ta on olemas, no printsiibina ta on olemas, avaneb kogu see tõelus, mida meie siin tühistena kogeme, avaneb panoraamselt. Jah, Jaagul oli õigus, selle mõiste panoraamromaan tõi Pärt Liias, meie ühine lähituttav sõber, tõi oma monograafiaga Eesti Nõukogude panoraamromaan, Eesti Nõukogude romaan. Ja panoraamromaanina nimetas ta seal revolutsiooni ajaloolisi panoraamromaane, Aadu Hint ja Rudolf Silmake. Aga hilisemast ta juba täiendas neid ja leidis ka siis mitmeid seda tüüpi romaane ka 60-ndatest aastatest. Nii et seal on see vaatepunkti küsimus. Ja nüüd Jaak Jõerüüdi vaatepunkt selles panoraamromaanis on tõepoolest siis korraga jumalikust kõrgusest. Iga peatükk algab siis selle nagu Molbertile kruntimisega. Ta lööb krundi, suured pintslitõmbed ja lõpeb siis nende tegelaskujude parasjagu hetkel, mis seisus nad on. Nii et ja see on niisugune tõepoolest väga kõrgelt, aga seda nimetatakse ka objektivistlikuks kujutamiseks. No, me võiksime öelda, et ta kujutab kogu seda värgindust, mis sealt avaneb. Muide, see on väga oluline ka öelda nüüd, et kui teilt tullakse küsima, et öelge mulle kirjandusteos, mis kujutab Eesti aega murrangulisel perioodil, siis Jõerüüdi romaan see nüüd on, mis on kaetud. See on kaetud nii nagu Tõde ja õigus ja Mats Straat katsid Eesti talupoja ühiskonna kujunemise, Eesti ühiskonna kujunemise 19. sajandi lõpust kuni kolhooside nii välja traadi puhul. Nii et see on üks konks, mis mind aitas selle essee kokku kirjutamisel. Ja teine siis see Raisakullide kujund, esimese osa Mako, mis siis pärast pealkirjaks tuleb. See on võetud Saul Bellow Herzogist, see on siis romaan. Mina, Jaak, Viivi, mäletan hästi, kui see ilmus, siis me olime peaaegu täiesti pöörased selle romaani suhtes. Midagi nii täpselt, midagi nii ilmutuslikku meie jaoks tookord ei olnud. Ja vaat seal on see Raisakullide põhiprobleem, et kes need on siis ja mis need on. Et need on meie patud, meie vaevad, meie hädaldamised, meie mured, need on Raisakullid. Nad on selles puuris, mis on meie sees, siin, peas, südames, hinges. Ja siis mingil hetkel nad lähevad välja, lendavad välja. Muidugi me oleme vabad, arvame, et me oleme vabad, kuid nende varjud jälitavad meid. Ja ühel hetkel need varjud muutuvad nii painavateks, et me tahaksime, et nad muutuksid uuesti meie enda sisemise tõeluseks. Et me uuesti elaksime läbi oma vaevasid, pattusid, siis muresid ja mis iganes. Seal on ka loetelu olemas. Ja me ei saa seda. Ja see jääbki niimoodi lahendamatuks. Nüüd selle romaani puhul
rabas mind ja seda ma ka Jaagule ütlesin, kui ta mulle selle esimese trükistunud eksemplari kiitis, siis me istusime siinsamas kuskil ja ma ehmatasin. Vaadake, üldiselt raamatud lõpevad Eestis, lõpevad niimoodi, et tekst lõpeb ja nüüd järgneb veel 2 lehekülge, puhast lehekülge. Te saate hingata ja lahkuda nii-öelda sellest ruumist, mis teil oli. Jõerüüdi romaan ei lõpe, see lõpeb, ma ütleksin, sünkroonis. Autor lõpetab, lause lõpeb, siis lehekülg lõpeb, raamat lõpeb. 4-kordne lõpp. Ja mis ta sellega öelda tahab? Noh, kõigepealt on see, vähemasti minul ütles see seda, et ma olen kas sinna sisse jäetud nüüd või teiselt poolt tema jätab mind. Ta ei anna mul isegi seda järelmõtlemise ruumi, sel hetkel läheb minema ja ütleb niimoodi, nagu mäletati, oli siin mingisugune täielik kohutav suur teatrisündmus seal Õismäel. See ühte Eesti kogu, kui nad tahtsid parteid teha, siis viimane lause, mis öeldi, kes seal karjus, ütles, te olete vabad. Ja Jõerüüdi raamat lõpeb ka lause, te olete vabad. Aga tema ei ütle seda, aga ta mõtleb. Jah, ma võiks nüüd rääkida, ma olen peaaegu osa sellest arvustust ära rääkida. Nii et jõudku oodata, kui see ükskord ilmub. Aitäh, Rein. Tead, miks ma kätt hakkasin tõstma? Alguses ma krabasin Janni käest ühe raamatut ära, sellepärast, et üks vastus jäi pooleli ja ma kohe tulen selle juurde. Nüüd see, mis see lõpuks ütlesid, vaata see nüüd lõpeb ja siis ta jätab meid ja isegi juhtab minema ja seda. Tead, mis ma hakkasin itsitama. Asi on lihtsalt selles, et kuskil hiljuti sain ma imekombel ühe niisuguse raamatu omanikuks, mida poest ei saa. See on Alvis Hermanise Läti kuulsa lavastaja päevik, mis on välja antud Tallinna Linnateatris 18. aastal ja Alvis Hermanise elu, nagu ta ise seal päevikut on pidanud 2015-2016. Aga miks see mulle meeldutugi ja miks palju mida lõbusalt itsitama hakkasin? Ma kirjutasin ühe essee, sellest pikalt mitte siin akadeemias aasta alguses, kus on ka üks osa Alvis Hermanisest sees, samast raamatust ja minu suhtest selle inimesega. Ja miks ma ta üldse sinna seesse pani, sellepärast, et see lummas, ma kahte tema lavastust näinud, aga see raamat lummas neid hoopis omamoodi. Ja nüüd oleme selle poendi juurde, miks ma sellest üldse räägin. See on see, et ma kuidagi avastasin neid plussi ja miinused on üldse mustpalgel skaalal nõnda, et mul on hästi palju sarnaseid isegi omadusi või sarnaseid arvamusi nagu temale, ehkki ma teda elu sees näinud ei ole. Aga samal ajal ka täiesti vastandlik. Tekkis niisugune mentaalne dialoog. Aga nüüd see, mida sina siin rääkisid sellest raamatu lõpuks, tõesti nagu rusikas silmaauku sellele, missugune on muidu Hermanise suhe, mis võib-olla teist korralt elus sellist näinud. Hermanis, pane nüüd tähele, kirjutab selles raamatus korduvalt seda, et pärast esietendust tema enam oma lavastusi ei vaata. Aga nüüd tagasi selle küsimuse ja vastuse juurde. Seesamane see sinu küsimus väga keeruline ja väga hea hinge ja hingeelu ja vaimu ja lõhestatuse ja kõige selle kohta. Ma vastasin kõik ära ja ma unustasin selle, mida ma oleks pidanud kohe tegema. Ja Rein tuletas selle lihtsalt meelde. Ja seesamane Saul Bellow Herzogist, see moto, millega raamat algab, see on esimese osa moto, aga pärast modifitseeritud esineb ta veel. Ja ma loen selle lihtsalt ette, sellepärast, et see on ka osa sellest vastusest nüüd, isegi aru. Kui inimene tunneb oma rinna olevat puuri, kust kõik mustad linnud on välja lennanud, on ta vaba ning kerge ja igatseb oma raisakulle tagasi.
ta tahab oma igapäevaseid hingeheitusi, oma tuuletallamist, viha, muret ja patte tagasi. Nii et see, mis Rein ütles nüüd siis veel üle Herzogit sõnadega, Bellows sõnadega. Nii ongi. Hästi, ja kui ta neid tagasi tahab, siis loodetavasti selle saati tahab ta koostada Jaak Teorigi Raisapildi tekstiga. Et suur tänu Jaak sulle selle vestluse eest. Suur tänu sulle, see on põhjalikult küll seda studeerinud. Suur tänu sulle, jah. Aitäh Rein Veidemannile temapoolse kommentaari eest ja tehtud siis Jaagule südant soojendab aplaus. Üks juba tuli, aga